Tartu Ülikooli spordihoonesse kogunesid inimesed vaatama midagi sellist, mis neid juba ette väheke muigama pani. Võib-olla ka pisut häbitunnet tekitas, kui tõsise meelega siis ikkagi kohale tuldi. Väga tõsiselt vaatama potentsiaalseid uusi andeid kunstimaailmast. Ei kujuta ette, et olen ainult naisi näinud esinemas, et mida mehed teevad, ei oska ette kujutada. Samal ajal, kui inimesed saalis kogunesid, toimus selle ukse taga tõsine närveerimine. Meigitud näolappide ja liibuvate kostüümidega härrasmehed andsid viimast lihvi oma peagi algavaks etteasteks. Võistluse pinget võrrelda, siis ma ütleks, et MM-il on vist ainult nii palju suurem pinge, et mehed on pinges, aga tase on väga ühtlane ja täna on oodata uusi Eesti rekordeid, lisaks ilmselt parandavad kõik mehed ka isiklikke rekordeid ja 4 paremat saavad ju MM-il järgmine aasta kohad kohe, nii et tasub pingutada. No ega siin viimased pool aastat ongi olnud üks puhas trenn. Siin ei ole mitte mingit öö ja päeva vahet olnud, et vahepeal läheb kõhtühjad, võtad väikse täistera leivaviilu ja jälle trenni ja magama. Ja teed. Ja teed, jah. No niisugused salendavaid asju. Ainus naine, keda riietusruumi lubati, oli see tütarlaps, kes sulnistele härradele etteasteid õpetas, sest ega mehed ju ise kunstist suurt midagi tea. Raske, väga raske, aga nad on tublid ja nad saavad hakkama, sest neil on motivatsioon väga kõrge. Ikkagi MM on ootamas. Karslaste võitlemisklubi Tüseda Treier, treener Kalle Platov, Kristalina Joona. Ja siis jõudis kätte hetk, mil oli aeg lavale astuda. Ikka üks haaval, et konkurent sinu tähes ära varjutada ei saaks. Tegemist oli Eesti esimeste meistrivõistlustega meeste iluvõimlemises. Sellist asja ei ole Maarjamaa Pind varem näinud ega tunda saanud. Võistlejate etteasteid hindas aga auväärt žürii eesotsas maailmameister Jaanika Möldriga. Ma olen tõsine kohtunik ja ma arvan, et igaüks saab väärilise hinde, et mingit allaandmist ei tule. Võistlusel osales kokku 8 meest, kes võtsid asja ikka väga tõsiselt. Ja kui miski sassi läks, olid pisarad kerged tulema. See oli tõeliselt raske. Ma arutasin kõvasti, aga kogemust on veel vähe. No eks trennis läks ikka varemini, et võistlustel alati tead need ülepinged siin sees, et liiga suured koormused on viimasel ajal olnud. Seejärel tuli aga taas sukelduda võistlustulle. Ja oligi aeg välja kuulutada võistluse võitjad. Kes võidab? Raske öelda, sport võidab. Kuidas enda etteastega rahul jäid? No kole võimlemise kohta oli päris ilus. Teine koht Gunnar Karu. Esimene koht Martti Soosaar. Eesti võimlemisklubi Karlspagaat. Suurepärase esituse eest. No olgem ausad. See oli ikkagi üks paras pulli tegemine, mis Tartus toimus. Kuidas kommenteerib nähtut professionaal, peakohtunik Jaanika Mölder? Mul ei ole olnud elus sellist võistlust, kus publik on õnnelik, võistlejad on õnnelikud, kohtunikud on õnnelikud. Et tõesti, siin tuleb pärast koju minna ja kuidagi oma pusesarnad paika saada. Kas te märkasite selle
etteaste või etteastete juures ka midagi tuttavat. Ja ma ütleks, et minu arust see üldjärjekord sai päris õige, sest tegelikult Martti Soosaar, kes võitis, ta sooritas võilemiselemente ja ta tegi isegi väga raskeid viskeid, et mulle tundub, et ta on tõesti palju vaeva näinud. Või on lihtsalt andekas? Võib-olla on lihtsalt andekas, ma ei oska öelda. No, eile proovisin ikka ära ühe korra kava ja mõtlesin õhtul enne magama jäämist, mõtlesin üles jälle ja täna ka proovisin, nii et sai harjutatud küll kõvasti. Tantsi nii, et ma tunneks sinu keha. Muusikat teeb saalinurgas vana kantribänd. Tund vaid veel küllap tean siis mida teha, kui on maised murred meelest lähin. Ametlik võistlus see loomulikult ei olnud, kuigi Jaanika Mölderi sõnul toimub mujal maailmas, näiteks Jaapanis, ka meestele päris iluvõimlemise jõukatsumisi. Sel korral sai aga lihtsalt pisut müratud. Me oleme ikka iga aasta lõpus mingi aastalõpuüritusega välja tulnud ja kindlasti ei taha me midagi väga lihtsat korraldada ja kui ikka lihtsalt ei taha korraldada, siis tuleb teha midagi keerulist, ikka sellist, mis rahvale väikse aastalõpu naljaga pakub. Et ei ole küll 1. aprill, aga aastalõpu nali, ma loodan, sai tehtud ja kui järgmine aasta saame MM-i tehtud, siis ma usun, et on veel suurem nali tehtud. See MM on ikka päris tõsine plaan või? No see on väga tõsine plaan, see on täna riietusruumis korduvalt välja lubatud, et ega meil pääsu ei ole ja 4 paremat sai MM-il edasi, nii et ma usun, et tuleb tihe võistlus. Mehepojad oma tegelikest ametitest ja elust väga rääkida ei tahtnudki. Ma ei tea, see vist ei puutu üldse sellesse teemasse. Ja ega see nii oluline ju ka pole, kes teab, see teab. Jaanika Mölder tahtis aga teada anda, et need eelpool nimetatud Jaapani meesiluvõimlejad on peagi ka Eestit külastamas. No hetkel on plaanis 2010. aasta veebruaris tuua Tartusse meesiluvõimlejad Jaapanist ja Hispaaniast. Ja see on päris tõsine plaan, kuidas ta meil realiseerub, seda ma ei oska öelda, aga ma arvan, kui nad on siin, siis kogu see võistlejaskond, kes täna võistles 8 inimest, tulevad kindlasti vaatama ja õpivad neid midagi uut.